Tänase tunni teema on võrrandid, võõratused ja tekstiülesanded ja me alustame võrrandiga ja see esimene võrrand, mis ma pakun teha koos, on murdvõrrand. Murdvõrrandiga on selline meetod, võib natukene erineda teie meetod, aga mina seletan kuidas võib teha. Et esimene samm, et me tõstame kõik vasakule poole. Et kui te näete, et võrrand on murdvõrrand, kuidas seda on näha, et X on nimetajas. Kui X on nimetajas, siis tegemist on murdvõrrandiga. Ja siis esimene samm võiks olla selline, et tõstame kõik vasakule poole, nii et paremal pool on 0. Ja kohe, no võib-olla siis järgmise sammuga siis võib ka kohe teha. Nüüd ma vaatan nimetajad. Kui ma võin mõni nimetaja teekordada ehk esitada korrutisena, siis ma seda teen. Näiteks esimene nimetaja, siin ma saan 2 sulgude ette võtta. No 2-ga ma siin ei saa midagi teha pärast järgmises nimetajas ja siin ma võin X sulgude ette võtta. Ma teen seda. See ei ole enam ruudus. Nüüd ma leian ühest nimetajad ja see ühene nimetaja, see koosneb nagu vagunitest, et ma võtan kõik tegurid, mis on nimetajates. Üks tegur on 2. Nagu te näete, see 2 on 2 korda esitatud siin, aga me seda 2 korda ei kirjuta, me kirjutame sinna alla ainult 1 kord. Järgmine, no võtame seda X-i, see on 1 kord ja veel üks vagun, mis võib võtta, need on siis 3 miinus X. Ja nüüd me laiendame. Me vaatame murru nimetajad. Näiteks esimese murru nimetaja on selline, aga ühene nimetaja on selline ja me korrutame arvuga, mis puudub selle murru nimetajas. Siin puudu ainult X ja X-iga me laiendame. Järgmine murd, siin puudub X ja 3 miinus X ja viimases murrus puudu 2. Ja siin ma kirjutan seda, kui ma saan kohe korrutada õigesti, siis ma seda teen, näiteks 3x korda x on 3x ruudus. Järgmises ma pigem jätan korrutamata, siis korrutan järgmises sammus ja järgmises ka jätan praegu sulgudes. Ja järgmine samm, kui mul on vasakul pool tekkis üks murdjoon ja see murd võrdub 0, siis järgmine samm on selline, et ma enam murru ei kirjuta. Ma kirjutan nii, et see, mis on selle murru lugeja, see võrdub 0-ga, sest et murru väärtus võiks olla 0 ainult siis, kui murru lugeja on 0. Siis ma kirjutan see, mis on üleval ja sama sammuga ka avan sulud. Ja kirjutan, et see võrdub 0 ja see, mis oli all, see vastupidi ei tohi olla 0, sellepärast et 0-ga jagada ei saa. Ja ma ühendan seda loogsuluga, see on nagu süsteem,
kust edasi me lahendame ainult seda ülemist osad, aga alumisest me kirjutame tingimused, et millega x ei saa olla võrdne. Näiteks, kui siin on lihtsalt x, siis x ei saa olla 0. Ja siin sulgu sees x ei saa olla 3, muidu see sulg on 0. Ehk need kaks väärtust, mis ma sain siin, kui ma lahendan seda esimest võrrandit ja saan vastuseks 0 või 3, siis need vastused meile ei sobi ja seda me peame kindlasti märkama. Nüüd ma lahendan seda ülemist, võtan kokku sarnased liikmed. Oi, siin ei ole nii. Sellepärast, et siin on 3x ruudus miinus 3x ruudus. Taandatakse, jah? Või koondatakse. X-id kokku 21x miinus 14 võrdub 0. Tegemist on lineaarvõrandiga. Lineaarvõrand me lahendame nii, et x-iga liikmed on ühel pool ja x-ita on teisel pool. Jagame 21-ga. See on 14 21 on 2 kolmandikku. Kui 7-ga taandada, 2 kolmandik, see ei ole 0 ega 3, siis see 2 kolmandik ongi selle võrrandi vastus. Sellise meetodiga siis saab lahendada muurdvõrrandit. Kõige raskem osa, ma arvan, et see teekordamine, aga seda kindlasti vaja teostada, sellepärast, et kui me seda ei tee, siis meie ühene nimetaja on palju pikem ja laiendamised toovad seda kaasa, et meil on üleval näiteks kuupvõrrand või 4. astme võrrand, mis me ei oska lahendada. Järgmine osa on mitte lineaar, aga võrrandite süsteem. Kui meil on kaks tundmatu, siis me saame lahendada, leida need, kui meil on kaks võrrandit. Ja on olemas kaks meetodit. Liitmisvõte ja asendusvõte, et lahendada süsteemi. Ja antud juhul meil sobib ainult asendusvõte, kuna ülemine võrrand ei ole lineaar. Ülemine võrrand on siis ruud. Ja asendusvõte on selline, et me väljendame ühest võrrandist üks tundmatu läbi teist ja asendame teise võrrandi sisse. No siin on kõige mugavam võtta teine võrrand ja väljendada y läbi x-i, sellepärast, et y-il pole koefitsiendi ees. Me võime kirjutada, et y võrdub 7 pluss 3x. Ehk ma lihtsalt 3x tõstan teisele poole. Nüüd y ja 7 pluss 3x omavahel võrdsed ja y asemel siin esimeses me võime panna 7 pluss 3x, no kindlasti kasutame sulud ka. Siis kirjutame esimene võrrand, aga y asemel paneme 7 pluss 3x. Avame sulud. Ja tegemist on ruudvõrrandiga. Ruudvõrrandi puhul me kõik tõstame vasakule, paremal peab olema 0. Ja väga soovitan kirjutada ka sellises järjekorras, et x ruudus on esimesel kohal, x on teisel ja ilma x-ita on kolmandal.
Kuidas te ruutvõrrandi lahendate, see on teie meetod võiks olla, jah. Mina, kui ei oska omamoodi, siin saab teha nii, et nagu mina, et D diskriminant. Mina arvutan eraldi. Saab ka ühe valimiga. Et 7 ruudus -4 korda 4 korda -2 49 pluss 32 ehk 81. Ma loodan, et seda valimi ei ole vaja kirjutada. Kui on vaja, andke märku, ma siis kirjutan ka. Ja siis X1 -7 pluss ruutjuur 81 jagatud 2 korda 4. -7 pluss 9 jagatud 8-ga. 1/4 või siis 0,25. Ja -7 -9 jagatud 8-ga. -2. Aga kuna meil oli süsteem, meil oli ka selline tundmatu nagu Y, siis me iga X-i jaoks peame tema Y-i leidma. Ehk Y1 me võtame seesama osa, kus Y võrdub 7 pluss 3X ja X-i asemel paneme 0,25 või 1/4, kuidas mugavam. Ma arvan, et 0,25 on mugavam. 7 pluss 3 korda 0,25 7,75. Ja Y2 Y2 on 7 pluss 3 korda -2 ja see on 1. Ja vastus võib näiteks sellisel kujul kirjutada. X ilma isegi selle üheta. Et X võrdub 0,25, Y võrdub 7,75 või siis teine variant X võrdub -2, Y võrdub 1. Et siis vastuseks peab olema paar, kui meil on süsteem. Nüüd, kui küsimusi siin pole, siis me liigume edasi. Nüüd mul on mõned tekstülesanded. See ei ole raske, see on pigem selline lihtne ja järgmine on natukene raskem, et vaatame, kuidas me seda teeme. Et kui meil on tekstülesanne, mitte iga tekstülesanne on selline, aga tihti tekstülesanne on selline, et kui me midagi ei tea, siis me tähistame seda tähega, tavaliselt X-iga, siis vaatame kõik tingimused, mis tekstist on ja koostame võrrandi. Ja seda võrrandi edasi lahendame. See on kas lineaarvõrrand
ruutvõrrand või siis murdvõrrand. Rohkem kitsas matemaatikas meil ei ole võrrandid. No logaritmi eksponent ka, aga kui tekstülesanne, siis pigem need 3. Ja mõnikord selline olukord tekib, et me kasutame 2 tundmatut. On niimoodi mugavam, et me kasutame näiteks X ja Y ja siis me koostame 2 võrrandit, sest et kui meil on 2 tundmatut, peab olema ka 2 võrrandit. No vaatame näiteks sellist ülesandet. Tädi ja onu vanuse summa on 59. 10 aastat tagasi oli onu tädist 2 korda vanem. Kui vanad on nad praegu? Ma pakun, et me teeme siin 2 tundmatu. Et tädi vanust tähistame X-iga näiteks ja onu vanust tähistame Y-ga. Ja kui me midagi tähistame, siis me kindlasti seda kirjutame ka. Me ei kasuta X-i mitte kui meil ei ole enam kirjas, mis see on, jah? Võib ka olla teistmoodi, et Y või mingid muud tähed ka, A ja B näiteks võivad olla, tavaliselt on X ja Y. Siis X on tädi vanus. Ja Y onu vanus. Siis vaatame need tingimused, mis tekstis on. Kõige esimene lause. Tädi ja onu vanuse summa on 59. Ehk kui me liidame X pluss Y, siis me saame 59. Jah, see ongi see meie esimene võrrand. Teine võrrand, vaatame seda teist lauset. 10 aastat tagasi oli onu tädist 2 korda vanem. Mis vanus tädil oli 10 aastat tagasi? Kui praegu tema vanus on X, siis 10 aastat tagasi tema vanus oli X miinus 10. Sama juhtus ka onu vanusega, jah? Et onu vanus siis oli Y miinus 10. No ma siin ei kirjuta, te võite lisada vihikus ikkagi, et see oli 10 aastat tagasi. Ja mis tingimus siis? Kuidas need vanused X miinus 10 ja Y miinus 10 omavahel siis seotud? 10 aastat tagasi oli onu tädist 2 korda vanem. Onu oli 2 korda vanem kui tädi ehk onu vanus. Siin on 2 varianti, kas me onu vanus jagame 2-ga, siis me saame tädi vanust või siis me tädi vanus korrutame 2-ga. Teate, jagame 2-ga. Siis me vaatame, kuidas pärast sellest murust lahti saada. See, mis ma kirjutasin, ei ole ainukene variant, jah. Et võiks ka olla niimoodi, et te korrutate tädi vanust 2-ga, siis te saate onu vanust. Ja me ühendame need 2 süsteemi märgiga ja proovime lahendada, sest et kui meil on 2 võrrandit ja 2 tundmatu, siis me saame leida need tundmatud. Kõigepealt, nagu ma ütlesin, meil on liitmisvõte süsteemi lahendamiseks ja meil on ka asendusvõte. Asendusvõtte me teiega proovisime just. Andke märku, kui te tahate proovida liitmisvõtte, sest et siin saab nii ja naa teha. Et kuna mõlemad võrrandid on lineaarvõrrandid, siis saab ka liitmisvõttega. Kas tahate proovida liitmisvõtte? Te võite sõnumites panna näiteks. Või häälega öelda. Või siis asendus teeme. Proovime liitmis. Siis, et liitmisvõtte teha, me tegeleme kõigepealt teise võrrandiga ja teeme
seda teist samal kujul nagu see esimene, ehk meil X ja Y ühel pool ja siis vaba liige teisel pool. Ja esimene samm oleks selline, et me kõigepealt korrutame kõik 2-ga. Siis vasakul pool jääb Y miinus 10 ja paremal pool 2 korda X miinus 10, ma kohe avan sulud, muidu mul pärast ruumi ei ole. Et ma 2-ga korrutasin X-i ja 10. Ja nüüd ma tõstan kõik tähed vasakule ja X ma tõstan siis esimesel kohal, Y siis teisel kohal ja see miinus 10, mis praegu siin, seda ma tõstan paremale. Ja see uus süsteem, mis ma sain, see esimene võrrand jäi samaks. Teine võrrand on siis miinus 2 X pluss Y võrdub miinus 10. Et kasutada liitmisvõtte, eesmärk on selline, et me liidame kokku need 2 võrrandit, mis on süsteemis. Ja selle eesmärgiga liidame, et üks täht kaob ära. Ja millal täht kaob ära, kui koefitsiendid on vastandarvud? No siin on erinevad variandid. Näiteks me võime korrutada 2-ga esimene võrrand. Siis tekib siin X-i eest 2 ja kui me liidame 2X ja miinus 2X, siis X-id kaovad ära. Teine variant, et me üks neist, esimene või teine, korrutame miinus 1-ga, siis Y ees tekib miinus ja siis Y kaob ära. Et see on meie valik, kuidas teha. Kõik variandid on õiged. No näiteks ma korrutan esimene võrrand miinus 1-ga. Siis miinus X miinus Y tekib miinus 59. Teine jääb samaks. Nüüd liidame. Ma siin panen niimoodi, et me liidame nüüd võrrandid. Miinus X pluss miinus 2X on miinus 3X. Miinus Y pluss Y on 0, ma Y enam ei kirjuta. Ja miinus 59 pluss miinus 10 on miinus 69. See on lineaarvõrrand. Me lahendame seda nii, et me jagame miinus 3-ga. 23 on X. Ehk tädi vanus me leidsime, jah, et see on praegu 23 ja 10 aastat tagasi see oli 13. Ja meil on vaja veel leida, me alati vaatame, mis on küsitud. Et kui vanad on nad praegu, ehk tädi vanus praegu me juba leidsime, on vaja veel leida onu vanust praegu. Onu vanus siis, kuna koos need on 59, siis onu vanus me saame, kui 59-st lahutame 23. 36. Siis praegu on nad 23 ja 36 ja see ongi vastus ja vastus kindlasti vaja kirjutada. Kakskümmend kolm, 36. Isegi ilma seletuseta, aga kirjutada kindlasti. See oli pigem lihtne ülesanne. Vaatame järgmist. Nüüd jälle vanusega seotud, aga natukene rohkem tingimusi ja pereliikmed. Et loeme kõigepealt ülesanne.
ja vaatame, millega, mida me tähistame X-iga, võib-olla ka tuleb Y, et alati vaatame, kuidas mugavam võib olla ka ühe tundmatuga. Aga siis on vaja koostada üks võrrand. Ja kui on kaks tundmatu, siis kindlasti kaks võrrandi. No ja kolm on siis kolm võrrandi, aga see on väga harva. Samas juhtub mõnikord sellised ülesanded. No kui mina loen seda teksti, siis siin on ema vanus seotud poegade vanustega ja isa vanus juba ema vanusega ehk siin on kõige mugavam tähistada X-iga ühe poega vanust. Siin võib otsustada, kas kõige noorem poeg on X või siis keskmine või siis kõige vanem. No võib võtta nii, et X on kõige noorem poeg, see on tema vanus. See variant, mis mina pakun, ei ole ainukene, võib ka olla teistmoodi, võib ka ema vanust näiteks tähistada X-iga, aga siis on natukene keerulisem kõik need tingimused lugeda. Kui poegade vanusevahe on 2 aastat, siis keskmine poeg on siis X pluss 2 ja vanem poeg X pluss 4. Nüüd vaatame ema vanus. Ema vanus on 10 aastat võrra suurem kui poegade vanuste summa. Ehk kui me võtame kõik need pojad kokku, liidame nende vanused, ja veel lisame 10 aastat, sest et ema vanus on 10 aasta võrra suurem kui poegade summa, siis me saamegi ema vanust. Ma liidan kõik kokku, see on siis 3x ja pluss 16. Ema vanus. Me kasutasime nüüd 2 tingimust ja tavaliselt tekstiülesanne koostatud niimoodi, et me viimane tingimus, ta võib olla 3, võib olla 4, kes ei tea, keegi ei tea, et erinevad ülesanded on, aga kui jääb viimane tingimus, siis seda viimast tingimust me kasutame, et koostada juba võrrandi. Praegu meil võrrandi veel pole ja me kasutame seda tingimust, et isa ja ema vanuse vahe võrdub keskmise poja vanusega. Keskmine poeg on meil selline, ema on selline. Isa vanus miinus ema vanus võrdub seda keskmise poja vanus. Ehk kui me liidame ema ja keskmise poja vanused, siis me saame isa vanust. Me veel ei kasuta, meil on veel see kasutamata tingimus, vaadake. Jah, et tegelikult siin on veel see tingimus kasutamas, seda me kasutame, et koostada võrrandi. Ehk me praegu ka läbi X-i kirjutame isa vanus. Siis isa vanus on keskmise poja vanus pluss ema vanus. Mis võrdub 4x
pluss 20. Oi. Iisa vanus. Ja nüüd, kui me teame iga pereliikme vanuse, no teame läbi X teame muidugi, siis me koostame viimast võrrandit, et nende vanused kokku on 90 aastat. Siis liidame kõik kokku. Noorem poeg, keskmine, vanem, ema ja isa. Kõik on 90. Tundub, et see on lineaarvõrrand. Lahendame seda. Mitu X-i siin on? 1, 2, 3 pluss 3 pluss 4 ehk 10 X-i. Mul on järgmine leht olemas. 10 X-i pluss 2 pluss 4 pluss 16 pluss 20. 42. Üheksakümmend see võrdub. Siis 10X võrdub 90 miinus 42. Siis 48. Aga siin meil tuleb koomaga. Kas te tegite minuga koos? Kas kuskil on? Kas seal, kus oli see sulgudes paremal pool 4x pluss 20 ja siis me tõime selle vasakule, kas seal ei oleks pidanud märk muidu muutuma? Aga kus me tõime seda vasakule? Issand, mitu rida siit üles. No seesama rida siin nüüd viimane, mis siin kohe all on. Jaa, aga me ei toonud, vaata, me võtsime kõik vanused siin. Siin on vaata noorem poeg. Me lihtsalt kõikide vanused kirjutasime. Ja, aga see, mis oli peale võrdusmärki, eelmine rida me tõime nagu siis nüüd siia vasakule. Siin vot eelmises reas ma lihtsalt võtsin kokku need, vaata. Okei. Ja siin ma lihtsalt kirjutasin isa vanus. Okei. Nüüd ma mõtlen juba, mis tähendab tingimus, vaadake, poegade vanuse vahe on 2 aastat. Äkki noorema ja vanema poegade vahe on 2 aastat. Et +1 selles mõttes. +1 + 2. No pigem seda tingimust ikkagi saab aru saada nagu mina sain aru, ma ei tea, kuidas teil on. No poeg pluss ema pluss isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja siin on siis 2, 20, 42. No olgu koomaga. Vanus võib olla kuud ka ju, jah? Et me ei hakka nüüd mõtlema, aga saab pärast arvutada nii, et meil on seal vanusevahe ikkagi 1 aasta, et siis noorema ja vanema poegade vanusevahe on 2 aastat. Võib seda aru saada ka nii. Siis noorem poeg on 4,8.
sest 4 aastat ja mõned kuud seal, jah. Ja küsimus oli, kui vana on iga pereliige? Siis pojad on 4,8, 6,8 ja 8,8. Ema. X-i asemel lihtsalt paneme 4,8 ja arvutame. Ta on siis 28,6 ja isa samamoodi meil oli 4x pluss 20, jah. Või siis ema vanus pluss keskmise poole vanus. Mul on siin viga. Keskmine poeg ju. Vot. Keskmine poeg ei ole ju x pluss 4. Keskmine poeg on x pluss 2. Mina panin siin x pluss 4. Isa vanust on vale. Oodake. Siin peab olema 2. Siis siin peab olema 18. No me kiiresti parandame. Siin on siis 18, 2 võrra väiksem summa. Ehk siin on siis 40. Siin on siis 50. Ja siin on 5 hoopis. Siis pojad on 5, 7 ja 9. Ema 3 korda 5 pluss, palju seal oli? 16. 31 siis. Ja isa 4 korda 5 pluss 18, 38. No palju parem. No vot selline ülesanne, et vaadake, 2 tekstiülesandet meil olid, jah. Et esimeses me kasutasime 2 tundmatu ja koostasime 2 võrrandit, siis lahendasime süsteemi. Ja teises kasutasime 1 tundmatu X ja koostasime lõpus 1 võrrand. No tekstiülesanded on alati erinevad, mõned meetodid on olemas, aga tihti lahendatakse nii, et vaadatakse kõik tingimused läbi. Ja järgmine ülesanne, tekstiülesanne on väga sellise kindla meetodiga tegelikult. Saab ka teistmoodi, aga see meetod lihtsustab natukene töö. Et kui on ülesanne, kus on 2 olukorda, kui tal plaan näiteks selline, aga tegelikult ta sõitis teistmoodi või ta sõitis edasi-tagasi või midagi veel muutus, siis saab teha sellise abitabeliga lahenduskäigu. Põltsamaa ja Tõrva vaheline kaugus on 10 kilomeetri. Et kõigepealt kordame, kuidas seotud tee pikkus, kiirus ja aeg. Tee pikkus on siis tähistatud S-iga. Kiirus on V-tähega.
ja aeg on t. Ja siis S võrdub V korda t. V võrdub S jagatud t-ga ja t võrdub S jagatud v-ga. Need on siis kiiruse valemid. Ja vaatame, kuidas me need hakkame kasutama. Et kui te näete sellist ülesandet, kus on 2 olukorda, näiteks siin on üks, et Peetri kiirus on 10 kilomeetri aeglasem kui plaanis, siis me võime koostada tabeli. Tabelis on 3 vergu või 4 vergu ja 2 või 3 riida, jah. Et esimene olukord ja siis teine olukord, et tema kiirus erineb, jah, aga mõned tingimused jäävad samaks. Ja vergude nimetused ma panen SVT, siin vahet ei ole, mis järjekorras tegelikult. Ja proovime täita tabeli. Ja tabeli me täidame niimoodi, me täidame ainult 2 vergu ja 3. verg me täidame kasutades need valemid, mis mul siin paremal pool toodud. Et kõigepealt Põltsamaa ja Tõrva vaheline kaugus on 100 kilomeetri ehk kas ta on ühe kiirusega sõitnud seda või teise kiirusega, vahet ei ole, ikkagi sama. Tee pikkus ehk siin 100 ja 100. Üks verg on täidetud. Nüüd, kui me midagi ei tea, me võime seda X-iga tähistada ja näiteks siin ei ole vahet, kas V või T ja mis lahtris panna seda X-i. No näiteks esimene olukord. Tema tegelik, jah. Kiirus. A teine olukord, et tema kiirus on 10 kilomeetri võrra aeglasem. Siin võib kirjutada tegelik. Aeglasem. Mis see tähendab aeglasem? Kui tema kiirus tegelik on 10 kilomeetri tunnis, siis tema aeglasem kiirus on X miinus 10. Aeglasem ehk tema kiirus on väiksem. Nüüd tabeli 2 väärtust on täidetud ja kolmanda vergu me täidame nii, et me kasutame valimi ja T võrdub S jagatud V-ga. Esimese rea T on siis 100 jagatud X-iga. Ja teise rea T on siis 100 jagatud X miinus 10-ga. Edasi, et koostada võrrandi, me töötame selle verguga. Ja tekstis meil üks tingimus jäi veel kasutamata, et nende aegade vahe on 20 minutit. 20 minutit kindlasti on vaja esitada tundides. 20 minutit me esitame tundides nii, et me jagame 20 60-ga. Üks kolmandik. Siis nende vahe, mis mul punasega, need 2 murru vahel on 1/3, aga kuhu me need 1/3 lisame, mina pakun sellist meetodit, et kõigepealt me otsustame, mis murd nendest 2 on väiksem. Mis te arvate, kas 100 jagatud X-iga või siis 100 jagatud X miinus 10-ga? Mis on väiksem, see ülemine või alumine?
kui me jagame väiksema arvuga, siis me saame suurema tulemuse. X ja X miinus 10, siin väiksem on X miinus 10 ehk 100 me jagame X miinus 10-ga väiksema arvuga, saame suurema tulemuse ehk 100 jagatud X miinus 10 on suurem kui 100 jagatud X-iga. Ja siis, kui me teame, mis on suurem, mis on väiksem, me siis teame, kuhu lisada seda 1/3. Väiksemale lisame 1/3, siis saame suurema. Või siis suuremast lahutame 1/3, siis saame väiksema. Tundub, ei ole raske, aga väga tihti seal vead tulevad. Ja võrrand, mis me saime, on murdvõrrand. Ma arvan, et ma lisan ühe lehe. Ja lahendan seda võrrandi siin. Kuna see on murdvõrrand, siis ma kõik tõstan praegu vasakule ja jätan 0 paremale. Nüüd ühene nimetaja, et täna me tegime juba murdvõrrandi, et siin me kasutame täpselt samad meetodid. Kõigepealt siis 3x, siin ainukene asi, et siin on natukene lihtsam olukord, siin ei ole vaja tegurdada, jah, kuna siin ei ole võimalik tegurdada. Ma laiendan nüüd 3x-iga esimene murd, 3 ja x miinus 10 teine murd, x miinus 10 kolmas murd. No nüüd samamoodi, et me avame sulud, aga edasi me ei kirjuta murru. Meil on nüüd ainult ülemine pool võrdub 0. Jäi. No tegutsege edasi, mina siin proovin. No vist selline. Siin unustasin. Ja. Tingimused siin
et X ei saa olla 10 ja X ei saa olla 0, aga teksti järgi need juba ei sobi. Ikkagi kirjutan siin. Need maha. Miinus X ruudus pluss 10 X-i pluss 3000 võrdub 0. Ruudvõrrand. Lahendame seda. Kirjutame vastused. No ma loodan, et probleemi ei ole lahendada ruudvõrrandi. Kuna meil nüüd siin pliiats ka ei kirjuta väga hästi. Miinus 50 ja 60 tundub, et õige. Ja üks neist ei sobi. Kuna negatiivne. Ja sobib siis see 60, see ongi, mis see on? Meil on tabelis kirjas, et see on tegelik kiirus, see oli meil X-iga tähistatud. Et me leidsime praegu tegeliku kiiruse, see on siis 60. Ja meie küsimus, et kui kiiresti sõitis Peeter ja ta sõitis ju 60. Ja see ongi vastus. Kindlasti seda kirjutame. Kui on vaja juurde midagi leida, kui küsitud veel midagi, siis kindlasti vaja seda leida. Alati loeme, mis küsiti. Vastus 60 kilomeetri tunnis. No. Vaat nii. Natukene aega veel, et me nüüd kiiresti proovime need võrratused ka lahendada. Et esimene võrratus, et ülesanne selline, et lahendage võrratus. Proovime seda teha. Et see võrratus on lineaarvõrratus. Ja esimene samm, kuidas me seda lahendame, et me korrutame kõik 5-ga. Kui ma see murd korrutan 5-ga, siis ma pärast 5 taandan ja ma 1 korrutan ka 5-ga, et ühel pool siis 16 X miinus 11 võrdub 5, 11 tuleb teisele poole viia.
Kohe kirjutan, et see on 16, me jagame 16-ga. X suurem kui 1. Kas me jätame sellisel kujul, kas me joonistame joonis? Vaba valik, et kui vaja. Siin otseselt seda pole nii vaja. Või ma kirjutan siis vastus, nii nagu seal vastuse lehel või see ülesannete lehel. Üks kuni lõpmatus ongi vastus. Nüüd on teine, jällegi lineaar ja pärast ma seletan, miks ma võtsin 2 lineaarvõrratust. Avame siin sulud. Et lineaarvõrratus lahendatakse umbes nii nagu lineaarvõrrand. Ainukene erinevus, et kui on vaja lõpus jagada negatiivse arvuga, siis võrratuse märk muutub vastupidiseks. X-id on ühele poole. Miinus 3 x-i väiksem kui miinus 2. Jagame miinus 3-ga, siis x on suurem kui 2/3. Siin ei ole vaja teistmoodi kirjutada vastust, siin ei ole vaja joonist teha. Aga ma näidan nüüd 3. Ja siin on juba ülesanne, et lahendage võrratuste süsteemi. Et mul on siin pandud need samad, mis me eraldi lahendasime. Aga nüüd nad on ühendatud süsteemiga ja see tähendab meie jaoks, et lahendus on nende lahendite ühisosa. Et meetod, millega me lahendame võrratuse süsteemi, on selline, et me lahendame need ikkagi eraldi, nagu me juba tegime teiega. Aga lõpus me peame ikka leidma nende lahendite ühist osad. Seda tehakse niimoodi, et kui esimene võrratus lahendatakse, siis tehakse joonis. Ja joonis oli selline, sest et esimene lahend oli, ma kirjutasin uuesti, esimene lahend oli x suurem kui 1. Ja teine lahend oli x suurem kui 2/3, jah? Oligi selline, jah. Ja nüüd me peame panema siia ka seda teist ja sama joonis kasutas, sama arvtelg. Et ma panen ka 2/3 ja kuna suurem, siis see läheb ka siia ja ma viirutan. Ja selle süsteemi lahend ongi see ühisosa ja ühisosa algab siin. Ehk lõppvastus x kuulub 1-st lõpmatuseni. Sellepärast, et nad lõiguvad kõik need punased ja sinised alates 1-st. Et see on siis erinevus, kuidas me lahendame eraldi lineaarvõrratus ja süsteemi. Ehk süsteemis me peame pärast kindlasti joonistada joonis ja see joonis aitab meile aru saada, kus on siis lahendite ühisosa. Järgmine on siis
ruutvõrratus. Ja ruutvõrratusel on sellised etapid, 3 etappi. Üks selline, kui te juba näete, et see on ruutvõrratus, siis te lahendate seda nagu ruutvõrrand. Esimene siis etapp. Ruutvõrrand. No ma loodan, et kõik oskavad ruutvõrrandi. Ja kirjutan kohe siin vastused. See on siis 3 ja -3, jah? Kui praegu lihtsalt ei taha aega kulutada, sest pärast te saate ise ka, kes ei oska teistmoodi, siis läbi diskriminanti, sest see ei ole täielik ruutvõrrand, siin saab ka teistmoodi leida. Siis 3 ja -3, järgmine etapp, teine. Me joonistame joonis. Me joonistame arvtelg, arvtelje peale. Paneme siis -3 ja 3 ja läbi need me joonistame parabooli. Ja parabooli haarad võivad suunatud olla ülespoole ja allapoole. Ja meie parabooli haarad on suunatud ülespoole. Miks see on nii? Sellepärast, et siin on positiivne koefitsient 1 ehk me vaatame koefitsient A. No mul ei ole siin eraldi toodud see praegu, et see, mis seisab X ruudu ees, see ongi see A ja kui see A on positiivne, siis haarad on suunatud ülespoole. See oligi teine etapp, et me joonistame joonis. Nüüd kolmas etapp. Illus lilla värvi, kõige tähtsam etapp ja miskipärast kõige raskem. Meil on vaja järeldus teha. Joonise järgi me vaatame ja nüüd alles kolmandas etapis me vaatame meie võrratuse märki. Kui see on suurem võrdne kui 0, kuidas me seda vaatame? Et kõik, mis on suurem või suurem võrdne, asub X-telje ülespool. See, mis on väiksem või väiksem võrdne, asub X-telje allapoole. Meie parabooli osakesed, mis asuvad ülespoole, on siis need. Ja need virutatud osad ongi meie vastus. X kuulub esimene osa, mis on mul virutatud. See on siis siin. Miinus lõpmatus kuni -3 ja siin ma kasutan kandiline sulg, sellepärast, et siin on, kustutan seda. Siin on võrdusmärk ka. Ja teine virutatud osa on see. 3 kuni lõpmatus. Ehk kui on ruutvõrratus, siis meil on 3 etappi. Kõigepealt ruutvõrrand, järgmine etapp teine joonis ja alles kolmandas etapis me vaatame võrratuse märki. Ärge vaadake seda varem. Et see pigem segab, jah? Et te vaatate võrratuse märki siis, kui on vaja juba järeldus ehk vastust kirjutada. Järgmine. Nüüd mul on toodud siin üks ruutvõrratus, aga mul ei ole võrratuse märki. Kõigepealt lahendame seda, et teeme nii. Ma arvasin, et mul on siin 3. Teeme siis suurem kui 0. Ei, teeme väiksem kui 0.
väiksem kui 0. Selline. Et kõigepealt on siis vaja, kõigepealt on vaja sulud lahti teha ja siis vaadata, kas lineaarvõrratus tuleb või siis ruut. Ja kui ruutvõrratus, siis me juba teame, mida teha ja kui lineaar, me ka teame, mida teha. Kõigepealt avame sulud, esimesed need sulud, mis on ruudus, need on sellised kavalad sulud, nagu ma need nimetan, et me peame lihtsalt teadma, et kui me avame need, siis meil tuleb 3 liiget, mitte 2. Me ei võta x ruudus ja 2 ruudus, me võtame veel keskel kahekordne korrutis. X ruudus pluss 4x ehk ma x ja 2 korrutasin oma vahel ja veel korrutasin 2-ga ja pluss teine ruudus ehk 2 ruudus. Viis x pluss 10 pluss 4 väiksem kui 0. Võtan kõik sarnased liikmed kokku. Üheksa x pluss 18 lahendame seda kuna see on ruutvõrratus, siis lahendame ruutvõrrandi. Diskriminant on siis 9. Kes kirjutab mulle vastused. Kas jah, -3 ja -6. Mõlemad on negatiivsed. See oli esimene etapp. Teine etapp, joonis. Joonistame arvtelje. Arvtelje peale paneme need 2. Väiksem on vasakul, suurem on paremal. Ja parabooli haarad on suunatud jällegi ülespoole, sest et A, see koefitsient, mis seisab x-i ruudu ees, on positiivne. No kui mina joonistan parabooli, siis need haarad, pigem nad on sellised laised ja kukkuvad varsti, jah. Et niimoodi mulle mugavam vaadata, aga see joonistate enda jaoks, et kuidas tahate, jah. Samamoodi saab joonistada nagu mina. Ja nüüd alles 3. etapp. Me vaatame võrratuse märki. Väiksem kui 0. Väiksem on x-telje allapoole ja me viirutame. Me ei viiruta kunagi väljaspool, jah. Me viirutame see osa, mis on x-telje poole. Et see osa, mis oli vaja viirutada, ongi -6 kuni -3 ja vastus ehk järeldus. X kuulub -6 kuni -3. Ja nüüd mul on siin 2 tükki ja ei ole võrratuse märki. Ma panen praegu siia näiteks väiksem võrdne kui 0 ja teisel
lihtsalt suurem kui 0. Et vaadake, see, mis siis muutub, jah, et see vasakpoolne osa on sama, aga võrduse märk teine. See tähendab, et kui te õigesti saite aru mind, et esimene ja teine etapp on mõlema jaoks sama. Ehk me leiame x1, x2, kuna tegemist on ruutvõrdlusega, me teeme sama joonis, aga järeldused on meil erinevad. Kõigepealt siis leiame x1 ja x2 ja need ei ole meile vaja 2 korda otsida. Mõlema jaoks on need samad. Kui keegi juba arvutas, siis võib mulle kirjutada seda. Mina sain muidu 1 ja 2/3. Kas saite sama? Jah, hästi. Siis esimene etapp on selline selle ülesanne jaoks ja selle ülesanne jaoks. Ma siin kirjutan seda ka. Järgmine etapp, joonis. X-telg, mõlemad lahendid ja parabooli haaredega allapoole, sellepärast et meil on siin -3 ees. Ja sama joonis tuleb ka siin. Nüüd järeldused. Esimese jaoks meie võrdluse märk on väiksem võrdne kui 0. Väiksem võrdne kui 0, see tähendab, et me vaatame see, mis toimub X-telje allapoole ja viirutame see osa, mis on selle parabooli ja X-telje vahel. Ja võib niimoodi öelda. Ja kirjutame vastuse, et X kuulub miinus lõpmatus kuni 2/3 kandiline sulg, sellepärast et meil ei ole ainult väiksem, meil on väiksem võrdne. Ja teine osa 1-st lõpmatuseni. Ja järgmine joonis on sama, x1, x2 on sama, järeldus teine. Nüüd me vaatame see, mis toimub X-telje ülespoole ja viirutame see osa, mis on parabooli ja X-telje vahel. Ja see on siis ümmargused sulud nüüd, kuna meil ei ole siin võrdusmärki, jah? Ja vastus on siis selline, et X kuulub 2/3 kuni 1.